tere, Meelis siin. Nädalavahetuse maaminutid. Täna tahan rääkida isetegemisest. Sügaval nõukaajal, kui sul oli talu, ega sul väga palju tehnikat ei olnud. Et sa kas laenasid kolhoosist, teine variant, ehitasid ise. Ja minu paps oli kuldsete kätega mees. Ja tema ehitas endale väiketraktori. Mida on vaja selleks, et ehitada väiketraktorit? Seda ma teile näitan. Esiteks on teile vaja ühte hobuniidukit. Et vana hobuniiduk, ma arvan, et see on veel Rootsi raud. Siis on sul vaja 2 ratast taha. Siis on sul vaja ühte pistet, kindlasti rool. Siis on sul vaja ühte metalltala, Ishi mootorit ja ühte bensupaaki. Ma arvan, et see on Riiga Võrri bensupaak ja kindlasti kohustuslik element tööriistakast. Tööriistakastis on, mis on kruvikeeraja 22-24, 10 võti ja muud pudi-padi. Seda läks ikkagi päris tihti vaja. Ja ees on siis üks ratas. See on siis, ma arvan, see on käru, mingi ratas. Ja vahekast. Ehk siis vahekast, kus siis tuli jõuülekanne. Ja siit siis käis ka tagurpidi käik. Ja siis tõngett ülekanne, suur hammasratas. Ja põhiliselt kasutati seda ikkagi heina niitmiseks ja muude vedude jaoks. Näiteks suvel sai heina veetud, sügisel kartult veetud ja põhiliselt selleks neid kasutati. Ja siin on ka olemas 2 lisavarustust. Ei ole päris niisama. Ja pidurid on olemas. On kinni kiilunud ja minu arust need pidurid ei ole kordagi töötanud, aga vähemalt hea teada, et nad on olemas. Ja siis on sellel olemas ka 2 ratta veosüsteem. Et siin saab siis panna vedama 2 ratast, et hetkel on sees. Nüüd on väljas ja kui selle sisse tõmbad, siis lukustab teise ratta ära ja veab 2 ratast. Vot selline pill. Kiirus, ma arvan, et kuskil 30-40 kilomeetrit tunnis. 3-rattaline, selline äge väike masin. Ja sellega sai siis väga palju maatööd ära tehtud. Nüüd tähtsamaid küsimusi, et kas see käima ka läheb ja kas ta liigub. Kindlasti läheb, kindlasti liigub, aga see juba järgmine nädal. Näeme!